You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. No tšau! Eelmises videos lubasin, et nüüd hakkab neid videosid tulema ja tulema ja tulema. Aga midagi ei ole vahepeal tulnud. Mitte, et midagi juhtunud ei oleks. Juhtunud on natuke liiga palju, aga rasketes olukordades kaamera haaramine ei ole just esimene mõte siin peas. Tahaks kõigepealt kõik enda nahal läbi kogeda, elada, analüüsida ja alles siis seda lugu jagada. Selle video tegemiseks on läinud nagu liiga palju aega. Olen proovinud pidevalt nagu koha pealt ära minna, aga ma olen koha peale toppama jäänud. Sest see on lihtsalt emotsionaalselt ja füüsiliselt äärmiselt koormav olnud. Aga ehk annate andeks. No mis vahepeal toimunud on siis? Miks ma olen videodega toppama jäänud oli see, et ma olen siin vahepeal tähistanud oma esimese astme juubelit sellest ajast, kui mul diagnoositi esimese astme diabeet. Palju õnne mulle. No ma ei tea, kas see on midagi, mida tähistada, aga kuna me ühe katuse all elame ja ühes kehas elame, siis on parem nagu omavahel ju hästi läbi saada. Aga mis see diabeet üldse nagu on? Mis see suhkruhaigus on? Selle kohta on nagu nii palju väärarvamusi ja asju, et tahaks lihtsalt seda lugu jagada, et sõbrad tuttavad saaks aru, mis see minu jaoks on ja mis see on kellegi teisele, kes on võib-olla samas olukorras. Nimelt, diabeet on krooniline ainevahetushaigus ja eristatakse päris mitut erinevat diabeeti. Aga igaühe diabeet on erinev, nii et ei saa need kõike ühte patta panna. Kõige suurem väärarvamus ongi see, kui ma kellelegi ütlen, et mul on diabeet, siis öeldakse, et aga see ei ole ju paks, sa oled jumala fit ju. Et see, kui ma ei ole äkki ülekaaluline, tähendab seda, et mul on esimese astme diabeet. Ja esimese astme diabeet ei sõltu sellest, kui palju suhkrut ma söön, milline mu elustiil või mis iganes on. Aga esimese astme diabeet on krooniline ainevahetushaigus, mille raviks on vaid insuliin. Ja see ei ole midagi, mis oleks ennetatav või seotud sellega, kui palju suhkrut või süsivesikuid ma söön või söönud olen. Ja nii ongi. Ja millest see siis tekib, kui see ei ole sellest, et liiga palju suhkrut söön või hullult pattu teen ja söön hullult šokolaadi, kommi, mis iganes asju, siis number 1 faktor on geenid. Kuna perekonnas on olnud ja siiamaani on esimese astme diabeediga hingelisi, siis tõenäosus mul seda saada on palju suurem. Tavaliselt geneetiliselt saadud esimese astme diabeet lööb välja kohe imikueas, aga diabeedil ei ole vanust.
see võib igal hetkel tulla. Teiseks faktoriks on keskkonnategurid. Ja nendeks võivad olla erinevad infektsioonid, viirushaigused, kuna keha immuunsussüsteem proovib siis võidelda viiruste vastu, aga viirused lõhuvad neid beeta-rakke, mis on väga olulised, need rakud, mis toodavad kõhunäärmes insuliini. Kui mu arst selle diagnoosis, siis mu üks suur küsimus oligi, et kas see võis olla sellest, et mul oli paar kuud tagasi koroona, siis ta ei tahtnud väga sellel teemal rääkida, sellepärast et sellest väga palju ei räägita. Aga kuna teadlased on juba uuringuid asju teinud, siis tõenäosus siiski eksisteerib, ei ole olematu, nii et ei saa seda tähelepanuta jätta. Kuna koroona ründab samamoodi neid beeta-rakke kehas, mis toodavad insuliini. Ja kui need on lõhutud, siis keha ei toodagi insuliini enam või toodab seda vähesel määral. Nii et ainuke abimees, et glükoos jõuaks rakkudesse, mida tarvitatakse energia näol, siis ongi insuliinravi. Ja kuidas diabeeti ära tunda, kuidas ma ära tundsin, et mul diabeet on? Ma ei tundnudki. Nimelt mu töökoht Soomes saatis mu enne tööle asumist siis arsti juurde. Mul tehti igasugused vereproovid, kuulmistestid, igasugused asjad ja tuli välja, et mul on veresuhkur hästi kõrge. Peale seda kutsuti mind tagasi, tehti suhkrukoormustest, veel mingi veresuhkrutest, kus ma pidin jooma suht palju seda glükoosisiirupit asja. Mõõdeti verd nii enne seda peale paastumist, kui siis 2 tundi peale seda ja 2 tundi peale seda, nii et ma pidin seal arsti ukse taga ikka päris mitu head tundi kükitama, et kõiki neid näitajaid kätte saada. Aga kui mind ei oleks sinna arsti juurde kutsutud, siis ma ei oleks sellest ise aru saanud, sest tollel hetkel mul ei olnud mingeid sümptomeid, mis on iseloomulikud diabeedile. Nii et ma mõtlesin, et okei, et mul on diabeet, et lähme selle diabeediga siis boksiringi. Nii targaks, kui ma läbi interneti asjade saanud olen, siis jah, ma loen väga palju ühesõnaga. Siis ma mõtlesin, et seda diabeeti saab nagu ümber pöörata. Läksime siis boksiringi ja arvake ära, kes võitjana välja tuli. See ei olnud mina. See oli esimese astme diabeet. Selle vastu ei anna nagu võidelda. Sellepärast, et ta jääb niikuinii peale. Vahet ei ole, kui kangekaelne tugev sa oled ja millised alternatiivmeetodeid kasutad. Ta jääb niikuinii peale. Ei saa süüdistada ennast selles, et su menüü on olnud natuke räpas ja patusem, oled söönud võib-olla natuke rohkem süsivesikuid, et oleks pidanud äkki täielikult kõik ära nagu oma menüüst välja lõikama. Aga see oleks lihtsalt väga vale olnud, sellepärast, et keha vajab glükoosi energia jaoks, rakkude uuenemiseks ja väga paljudeks erinevateks ülesanneteks kehas. Ma isegi silmad kasutavad seda glükoosi, et lihtsalt näha ja korralikult näha, nii et kangekaelne olin ühesõnaga, väga jäärapäine. Tahtsin selle diabeedi knockouti lüüa, aga ei olnud midagi. Pidime käed lööma ja jõud ühendama. Või ma sain sellest muidugi hiljem aru sellepärast, et me olime lahingus ikka päris pikka aega enne. Enne kui ma Kanadasse tulin, siis mu näitajad olid ideaalses korras.
kuna ma liikusin hästi palju, tegin oma mingeid jooksu challenge'id asju. Menüü oli selline hästi süsivesikuvaene. Tervislikum oleks ikka natuke rohkem süsivesikuid süüa, aga ma mõtlesin, et noh, lõikan siis miinimumi peale, sest et ei taha tahaks ikkagi alternatiivmeetoditega hakkama saada. Milleks mul kehal on vaja mingit insuliini või mis iganes asja, aga see on lihtsalt abivahend ja sellest ma tollel hetkel aru ei saanud. Ja oma väidete, näitajate asjadega petsin isegi Soome arstid ära selles suhtes, et lõppdiagnoosi kirjutati, et mul veel insuliini asja vaja ei ole. Et esimese astme diabeeti ravida, kuigi tegelikult peaks diagnoosimise hetkest juba selle raviga alustama, siis sellega ma ei alustanud, mis on tagantjärgi jällegi omaette tarkus. Aga arst ütles tollel ajal ka, et see honeymoon phase ehk siis pulmareisi faas, milles ma elan ja milles mu keha elab, et veel märku ei anna diabeedi tunnustest, see võib iga hetk lõppeda. See võib lõppeda nii nädala pärast, kuu pärast, kuude pärast, aasta pärast, et ei tea. Ja siis tuleks kindlasti juba haiglasse pöörduda, et jah, kui näitajad on üle 20, siis see on väga ohtlik terviseseisund, mis võib väga ohtlikult lõppeda, koomas lõppeda. Nii et selle kroonilise haiguse tagamaad on ikka väga sellised nutused. Aga jah, tulin siia Kanadasse, ma muretsesin täiega, et ma pean siin hakkama oma insuliintarvikuid asju ostma. Ja siis, kuna ravi välja ei kirjutatud, siis proovisin ka siin seda kontrolli all hoida nende teadmiste ja nippidega, mida ma lugenud olen või mis on mu kehal töötanud. Ja kui mu jutt muutub natuke nutusemaks, siis sorry. Seda on võib-olla natuke isegi raske rääkida, aga proovin selle südamelt ära saada, et jagatud mure on pool muret, eks ole. Aga jah, Kanadas sai see mesinädalate periood läbi. Ja mitte seda suhtes diabeediga. Mul hakkasid tekkima erinevad diabeeditunnused. Esiteks mega suur janu. Suu oli kohutavalt paks. Hingeõhk muutus. Ma ei oskagi isegi kuidagi seda hingeõhku kirjeldada, aga dokumentide järgi öeldakse, et see võib meenutada mingit puuviljalõhnalist või mingi atsetoonilõhnalist aroomi, ütleme siis viisakalt. Siis teiseks hästi suur ja pidev urineerimisvajadus. Nii et kui on vaja joosta, siis on vaja joosta. Sellepärast, et seda ei anna kinni hoida lihtsalt, vahet ei ole palju proovida. See põis ja organism ei ole nagu tervel inimesel enam. Ja selle vastu võidelda ei anna. Niimoodi lastakse lihtsalt püksid täis. Mis siis veel? Väsimus. Nagu olenevalt, kas veresuhkur on kõrge või madal, siis hormoonid mängivad üles alla. Vahepeal on lihtsalt hästi energiline olla. Tahaks hullult reisida, ringi käia, jumala eest seda aega siin maksimaalselt, optimaalselt ära kasutada.
ja järgmistel hetkedel tahaks lihtsalt peale sööki magama minna, kuna hull väsimus on peal. Väsimus on siis märk tegelikult sellest, et veresuhkur on hästi kõrge. Nii et magama minemine, noh, see on selline asi, millest ei pruugi üles ärgata, võib koomas lõpetada. Aga jah, mis siis veel? Jõuetus. Nagu viimastel kuudel oli päris raske reisida ja seda Kanada elamust nautida. Sellepärast ma tundsin, et mul absoluutselt jõudu enam ei ole. Vahet ei ole, mida ma teen. Palju ma magan, palju kohvi joon. Lihtsalt ei ole seda. Ma ei jaksa välja minna. Ma tahaks lihtsalt pikali olla puhata. Aga liiga palju pikali olemine puhkamine ka nagu liiga head ei tee. Ega üldse. No, selles suhtes, et oli lumehooaeg, siis lõpuks Enno toetas mind niimoodi, et viis välja jalutama, aga selle asemel, et ma oma energilise sammuga tema tempos püsida, siis ta pidi mind põhimõtteliselt järgi lahistama, nii et see oli juba väga kurb. See oli ikka väga ränk märk sellest, et on aeg abi küsida. Mitte proovida ise enda teadmiste ja jõududega hakkama saada. Siis mul hakkas järsku kaal langema, kuna keha hakkas tootma ketokehi ja ketokehad on sellised mürkhapped, mis hakkavad sööma neid rasva, kuna süsivesikud ja muud toitained ei jõua rakkudesse kehasse, siis need hullult kuhjuvad ja ketokehad tulevad nii-öelda appi, aga see abi teeb pigem kahju kui kasu. Nii et väga lühikese aja jooksul ma kaotasin põhimõtteliselt 15 kilo. Pilt oli üpris siuke kurvastav. Et kui alguses oli hea näha, kõht oli jumala lame, hakkasin nägema, et mul on kõhulihased, mis sest, et mul oli hullult suur söögiisu, nii et lahmisin süüa, kuidas sain, sellepärast, et kaal lihtsalt langes. Mida rohkem sõin, seda rohkem need ketokehad kehas töötasid. Ma ei tahtnud näha seda pilti lõpuks peegli ees, kui mul ei olnud üldse rasva luude peal. Tagumik oli juba sisse poole, nii et ei olnud seda perekonna reliikviat siin enam, mis on siis läbi aastate edasi kantud. Aga see selleks. Ühesõnaga, lugu oli üpris kurb. Lõpuks mul hakkas juba hääl ära minema. Hingetoru oli selline, et ma ei jaksa rääkida, ma ei jaksa midagi teha. Kallasin omale lihtsalt mingi liitreid vett korraga sisse, mis tulid automaatselt välja. Nii et ma lasin enda tollesel toakaaslasel ennast haiglasse viia. Kuna mul oli 2 varianti, et kas ma ostan lennupiletid Eestisse, lähen Eestis haiglasse või teen seda siin, mis võib olla üpris kulukas. Aga kuna olukord oli ikka suht ränk, siis ei kannatanud rohkem oodata, et ketoatsioos on selline diagnoos ja seisund, mis võib lõppeda koomas. Nii et jõudsin õigel ajal haiglasse. Ja ega see üks väga meeldiv kogemus ei olnud. Mis seal haiglas tehti ja öeldi, see
oli ikka suht ränk. Juba seal registratuuris, kui ma tahtsin, küsisin põhimõtteliselt abi, siis seal juba öeldi, et mis asja, sul ei ole esimese astme diabeedi puhul insuliinravi, et põhimõtteliselt et kas see on natuke nupust nikastanud või mis värk on, et see on väga ohtlik seisund ja seda peab täie tõsisusega võtma. Et suht kiirelt pandi käepael käe peale ja viidi mind siis sinna kriitilise seisundiga osakonda. Ma ei teagi, kuidas see nüüd eesti keeles on, aga ma arvan, saate aru küll. Väga kiirelt reageeriti. Tehti vereproovid asjad, veresuhkur oli äärmiselt kõrge. Arst ütles, et ma olen ikka väga haige, aga selles suhtes, et arstide poolt ei olnud mingit süüdistamist, et miks varem haiglasse ei tulnud või miks varem abi ei palunud. Lihtsalt nad aitasid nii, kuidas said. Ja siis ma olingi haiglas selle ketoatsidoosiga. Ma isegi ei tea enam, kuidas seda öelda. Aga selle seisundiga 5 päeva. 2 päeva kriitilises ja ülejäänud 3 päeva siis pideva järelvalvamise all haigla teises otsas. Esimene päev oli ikka väga ränk. Sellel päeval ma vist sõin ainult hommikust ja siis õhtul võib-olla alles. Aga mul tehti pidevaid vereanalüüse, veenist võeti verd iga tunni aja tagant. No ikka väga suuri koguseid. Siis mul pandi tilgutid külge, kõik elektrolüüdid, IV, potassium, kõik mineraalid mul olid kehast välja uhutud. Nii et kõik oli vaja asendada, et keha jälle normaalselt töötaks ja nii ongi. Ja need elektrolüüdid olid nagu mingi see spordijook ainult otse veeni. Et seal olid see oli väga hull elamus. Ja ma ei taha seda enam mitte kunagi kogeda, nii et pean seda täie tõsisusega võtma. Aga praegu on hommik ja ma ei ole veel hommikusööki söönud. Nii et mul on kütsi vaja, küts on otsas, et ma saaks teiega edasi rääkida sel teemal. Nii et ma mõõdan oma veresuhkru ära, teen oma hommikutoimetused ära. Teen omale süüa, süstin insuliini ja siis räägime edasi. Aga ma näitan teile siis, kuidas mu reaalselt päris hommikud välja näevad selle esimese astme diabeediga. See on siis tere tulemast minu uute normaalsusesse ja reaalsusesse. Diabeet on täiskohaga töö, nii et täiskohaga töö algab alati vannitoast ja sellepärast me siin oleme ka. See on siis glükomeeter, seade, millega ma saan oma veresuhkrut mõõta. Siia ma olen sisse pannud selle insuliinipliiatsi, ehk siis see on siis glükomeeter. Siia otsa ma pean tilga verd panema, sellega saan näpust verd võtta. See on insuliin, siin on need alkohol wipes'id. Siin on need süstlad ja nii ongi. Aga ma näitan, kuidas ma seda teen. Et näidata tegelikkust.
mis siin Kanadas päriselt toimub. Kõik ei ole alati lilleline. Me ainult ei tripi ringi, me teeme rängalt tööd ka. Me ainult ei naudi seda kõike, mis siin nautida on, millest tänulik on olla. Aga meil on päriselt igapäevased raskused ka, millega me peame nagu siis toime tulema. Nii et asume selle kallale. Näitame seda osa sellest Kanada unistusest. Shouldn't doubt yourself cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Mainiks kohe ära, et enne kui ma sellest diabeedist teada sain, tegin ma integreeritud toitumise kursuse internetis, mis oli siis New York based ehk siis kontor või kool iseenesest oli New Yorgis, aga ma tegin seda online'is. Nii et need kõik teadmised, asjad, mis ma sealt sain, panin ka töösse. Üks asi, mida seal ei õpetatud, oli süsivesikute lugemine, kuna ma ei spetsialiseerunud reaalselt mingile diabeedile ja sellega toime tulemisele, aga üldisele integreeritud toitumisele siis. Nii et üks asi, mida oma tervisliku eluviisi ja toitumise juures pean silmas pidama, on siis mitu grammi süsivesikuid iga toitaine sisaldab, et ma teaks, mitu ühikut insuliini endale enne igat toidukorda süstida. See on omaette teadus. Peab ikka hästi palju uurimustööd asja tegema, et valesti ei läheks. Sellepärast, et kui ma süstin liiga palju, siis veresuhkur läheb eluohtlikult madalale tasemele. Käed hakkavad värisema. See on üks suurimaid tunnuseid, mis mul on olnud muidugi. Silmanägemine hakkab ära minema, jutt on seosesetu, käed muutuvad nõrgaks, et võib mingeid asju pillata. Ja kui ma süstin liiga vähe insuliini, siis tähendab, et see insuliini tase läheb või see veresuhkru tase läheb, tähendab hästi kõrgele. Ja see ei ole jällegi hea, sellepärast et liiga kõrge veresuhkru tase tekitab teisi komplikatsioone. Iga kord see ei vii haiglasse, aga kui neid tõususid mõõnasid on päeva jooksul liiga palju, siis see mõjutab närve, veresoonkonda, kõiki organeid, nägemist. Et kui pidevalt nägemine muutub uduseks, veresuhkru nagu äärmusest äärmussesse kõikumisega, siis nägemine võib lihtsalt ära kaduda. On ka muid komplikatsioone, mis see kõik tekitab, nii et ei ole naljaasi sellega mängida. Aga täna mul on plaan minna haiglasse, mul on kindlustuse jaoks vaja arveid esitada. Ja kuna Kanada haiglasüsteem on äärmiselt aeglane,
ühtegi haiguslugu või arvet ei väljastata sulle interneti teel, ei ole mingit digilugu, kuhu sa sisse lihtsalt logid ja näed oma andmeid kohe. Aga peab päriselt koha peale minema, avalduse täitma ja siis umbes kuu aja jooksul või niimoodi saadetakse või sa saad nendele dokumentidele, paberitele järgi minna. Nii et Kanada selle koha pealt on ikka ajast eriti maas. Aga see selleks, ma teen omale ühe täisväärtusliku mõnusa hommikusöögi, mis hõlmab endas omletti ehk teen ühe röstsaia täisteravilja tehtud, ma ei oska eesti keelt enam. Ühesõnaga teen omale ühe täisteravilja saia, kuna siin leiba reaalselt ei müüda ja kuna Kanadas USA pool on ülekaalulisus rate ehk siis see on siin üks väga suur negatiivne pool siiapoole tulles. Tervislikke toiduvalikuid on väga raske teha, et peab ikka äärmiselt jälgima, mis on pakenditele kirjutatud, mida suust, mida üldse suhu võib panna põhimõtteliselt. No ma ütlen, ma ei ole hommikust veel söönud, nii et jutt hakkab seosesetuks muutuma ja hakkan hullult kokutama, nii et asume tööle. Selline hommikusöök mul siis sai. Ei ole kõige esinduslikum välimus, aga ma ei ole mingi kokka, ei tööta kuskil restoranis, ei peagi olema. Toiteväärtust ja maitset see ei muuda, nii et laskem heal maitsta. Mu keha on nagu kütusepaak, mis tahab mingit erilist premium kütust ja see premium kütus on siin laual, et keha toimiks optimaalselt ja me saaks diabeediga sõbralikult ühes kehas elada. Aga söön hommikust, helistan empsile, helistan papsile, me oleme vahepeal kolinud, mul on uus töökoht, nii palju vahepeal juhtunud. Nii et võtan selle hommiku, et nautida rahulikult oma hommikusööki, rääkida kallite inimestega ja siis tegelen sellega, millega täna tegelema peaks. Ehk siis lähen võtan oma haigusloo ja arved haiglast, et saaks kindlustusele esitada. Ja võib-olla lähen jalutama, võib-olla teen midagi muud, ei tea. Et jätame natuke spontaansusele ruumi ka. Kuigi ma tean, et maailm ei keerle minu ümber, maailm keerleb veel mingi 8 biljoni inimese ümber, siis nüüd ma pean võtma ennast kui prioriteeti ja kõik päevad keerlevad minu ümber, minu toidukordade ümber, mu mentaalse tervise ümber, mu stressitasemete ümber. Et see diabeet on ikka täiskohaga töö peale veel eraldi. Nii et surve ja kohustused. Surve on suur ja kohustusi on palju ühesõnaga. Aga jah, näeme siis, kui näeme. Natukese aja pärast, raudselt, ma luban, räägin edasi teiega. Ja enne kui ma kodust välja lähen, pean kindlasti veenduma, et mu glükomeeter, insuliini pliiats, kõik tarvikud oleks mul olemas. Et
päev kulgeks ilma erinevate komplikatsioonide, tõusude mõõnadeta. Sest et kui korraks jääb insuliin süstimata, siis pärast on need kõrgustes. Et seda me ei taha. Päris halb ikka. Hiljaks jäin. Finantsiline osakond oli täna kinni. Või no mitte kinni, aga lihtsalt see aken, mil see osakond on lahti, on lihtsalt reaalselt 2 tundi. Nii et edaspidi olen targem. Tulen esmaspäeva tagasi, õnneks mul on jälle vaba päev, nii et jah, ei olnud küll viis, kuidas oma esmaspäeva plaanisin pühitseda või mida sellega teha, aga siin ma olen. Plaan B, päeva ei saa ju raisku lasta. Nii et sõitsin siia Blue Heroni rahvuskaitsealale. Ehk siis Blue Heron on sinine haigur, sinihaigur, ma ei oska eesti keelt. Aga BC's on nimelt just see koht, kuhu sinised haigurid tulevad tegema kolooniat ja pesa punuma, nii et äkki õnnestub mulgi neid näha, kui ma tean, millised nad välja näevad. Aga vaatame ringi. Seal taga on linnuvaatlustorn ka, kuhu ma pärast lähen, nii et võtan teid endaga kaasa sellele seiklusele. Kas pole mitte põnev? Jõudsin linnuvaatlustorni, aga lindi pole kodus. Nad vist ei saanud seda sõnumit kätte, et ma kutsusin ennast neile külla, nii et oh well, tore matk on olnud küll. Et selles suhtes tulemine on seda väärt, vaated on mõnusad, mäed, võtame ühe hetke, et hinnata seda. Olla tänulik selle eest, mis mul siin tänases päevas on. Mäed on 360. Tervis on nii tšekas. Olla energiat on. Linde küll siin ei ole, aga eks ma ka omaette linnuke olen. Vilistada ei oskain. Siin kaardi peal on näha erinevad mäetipud ka, mis siin Chilliwacke'is ümberringi on. Mount Chem on see, kus me ennaga ka ronimas käisime, aga mis oli nii pilves, et me ei näinud üldse vaadet ega mitte midagi, aga seal ta meil on. Ilus vaade, eks ole. Ideaalne koht teha, eks mõnus lõunane piknik. Selleks pean kontrollima siin looduses veresuhkrut, süstima omale insuliini ja nautima. Kuna ma otsustasin teid endaga tänasesse päeva kaasa võtta, siis teeme seda kõike koos. Kui ei taha vaadata, katke silmad. Aga selline on minu uus normaalsus ja minu argipäev. Siin mul on siis alkohol wipesid, et desinfitseerida, kuna ma olen siiski looduses. See ei ole nii steriilne, kui olla võiks. Seejärel panen omale uue nõela valmis, et veresuhkrut kontrollida. Laen ära nagu revolvri.
Siis võtan välja glükomeetri, lanseti, kuhu paar piiska ühe piisa verd panna. Aga paneme käima. Võtame siis keskmisest sõrmest, sest diabeedile näitaks selle keskmise sõrmega küll. Teate küll, kuhu see on täis laetud. Siis nii see läheb. –8,4. Ma arvan, et söögipaus vahepeal on olnud natuke pikem, sellepärast on veresuhkur natuke kõrgem, kui võiks olla, aga pole hullu. Kaas on mul siis tehtud bataat, brokkoli, herned, kanahakliha, natuke feetat, hapukurki ja siin ma siis teen oma mõned ühikud süstiga ära. Panin oma süsti natuke liiga varakult valmis. Ja nii saab valikult käib. Nabapall läks. Kümme sekundit ja valmis. Tundub nagu ma oleks narkomaan, sõltun insuliinist, see on mu osa päevast, aga parem on olla insuliiniga sõber, kui see võiks saatuslikuks saada, nii et tere tulemast minu igapäevaellu. Aga siin ta mul on, lõuna, ei olegi hapukurki, tomat on jällegist. Ettevalmistus on tehtud, tuju on hea, energialevelid on laes, või no mis laes, me ei ole 4 seina vahel, eks ole, taevani välja. Nii mõnus on olla, toit maitseb kohe 100 korda paremini kui seal looduses lihtsalt. Try it out, thank me later! Kõht täis ja olla. Aeg on jätkata oma seda ringkäiku siin rahvuspargis. Kuna diabeetikutel, või no mis diabeetikutel kõigil, soovitatakse peale sööki ennast liigutada, jalutada, mis iganes asju, teha siis 5 nagu ma olen. Sir, yes sir! Jätkame seda lahingut ja jätkame seda jalutuskäiku. Siin pargis on sellised piiluaugud, kus piiluda linde, spioonida neid, vaadata salaja, ilma et nad ära lendaks, ilma et nad tehaks, et ma olen tulemas, eks ole. Seda iludust ma täna kahjuks ei näinud, peab tõdema. Aga loomad, keda ma nägin, olid vanad, head sõbrad pardid. Ja päev ongi õhtus. Või noh, tegelikult ta on veel poisik, aga minu jaoks ta on iseenesest läbi. Kõik päevased toimetused on tehtud, mis mul teha oli vaja. Või noh, tegelikult midagi ei saanud tehtud, aga päev sai ilusti nauditud ja mõnusalt ära kasutatud sellegi poolest. Ma loodan, et selle video käigus mul õnnestus anda parem ülevaade, miks ma ei ole vahepeal videosid teinud, aktiivne olnud, helistanud, suhelnud
Mu käest on küll küsitud, kuidas mul läheb, kuna ma olen väga ebatervislik välja näinud. Kuna oli raske ja ma ei tahtnud sel teemal pikemalt rääkida, siis alati vastasin, et kõik on hästi, kõik on korras. Kaamera nurk oli lihtsalt hea, et nägin saledam ja selline suht peenike välja. Aga tegelikult seis oli siiski äärmiselt õudne ja ma olin ikka selleks hetkeks korralik räbal. Raske oli. Kõik motivatsioon, energia ja jõud kadus ära, nii et see oli siis lugu, kuidas ma enne jõule jõudsin haiglasse oma ketoetsi doosiga. Kuidas ma sain oma jõu tagasi ja muidugi kilod ka. Aga pole hullu, vähemalt olen elus terve ja tervislik. Nii et kõik on hästi, kõik on hästi. Ja kui ma kuskile kodust välja lähen, siis ma võtan oma glükoositabletid ka kaasa. See on siis tegelikult puhas suhkur, nii et kui veresuhkur läheb hästi madalaks, käed hakkavad värisema, siis panen paar tabletti suu keele alla ja olemine on mingi 15 minuti jooksul või niimoodi palju parem, nii et ilma nendeta ei julge kodust välja minnagi. Palju ohtlikum on olla väga madala selle veresuhkruga kuskil väljas, kui kõik need diabeedi madala veresuhkru sümptomid hakkavad ilmnema. Ja kiirabi peaks kutsuma, nii et need päästavad elu, kui tarvis, mis sest, et glükoosi või selle insuliini tasakaalustamine nende suhkruga väga tervislik ei ole, siis see päästab siiski elu. Nii et jah, peab sellele suhkrule ka tänulik olema, et see on mu vaenlane, aga samas see võib mu elu ka päästa, nii et kannan sedagi alati endal taskus ja kuskil kaasas, nii et ilma selleta ma ei ole isegi tööl mitte. Kanada haigla kogemus oli tegelikult ikka väga õudne. See, kui mind viidi kriitilisse osakonda, siis mul võeti kogu aeg verd, iga tunni aja tagant uued analüüsid. Mul oli 2 kanüüli sees, kuna kehast olid kõik elektrolüüdid, kõik vedelikud välja uhutud. Kõik keha oli nii ebatervislik ja oleks lihtsalt töötamast lakanud, kui ei oleks õigel ajal reageerinud. Aga Kanada iseenesest on nagu nii ajast maas, nii igas eluvaldkonnas lihtsalt, isegi haiglas. See informatsioon liigub nagu mega aeglaselt. Need kajutid või kriitilised palatid, need on kuidagi nii algelised, tõmmatakse lihtsalt kardin ette, põhimõtteliselt registratuuri ees. Ma isegi ei kujuta ette, milline see on Eestis, Soomes või teistes riikides, aga ma usun, et kindlasti see nii algeline ei ole. See oli äärmiselt šokeeriv kogemus lihtsalt. Ma nägin, kuidas toodi siis narkomaane inimesi, kes on mingid jalakäijad alla ajanud, inimesed, kes on hüsteeria hoos. Et see kogemus oli ikka väga õudne. Kodutud tulid siis, kellel ei olnud jalanõusidki jalas, silmad vaatasid erinevates suundades. Tundsin neile kõigile kaasa, aga see oli äärmiselt šokeeriv, sest ma olin kogu aeg seal järelevalve all
ja ma nägin, kuulsin absoluutselt kõike lihtsalt. See oli kohutav. Kõige õudsem oli muidugi, kui tuldi mulle verd isegi keset ööd võtma veenist. Iga tunni aja tagant lihtsalt. Mul see veen oli täiesti sinine ja lilla juba. Et see oli väga-väga traumeeriv lihtsalt. Et jah, õudne oli. Ja need kriitilised palatid, kui neid võib üldse niimoodi nimetada, olid suht seal emergency ukse juures, nii et kogu aeg tuul käis läbi. Mul juba hakkas mingi köhaasi tekkima. Et ma ei tea, see oli kuidagi nii ebainimlik kõik, mis seal toimus. Hiljem mind viidi ülesse korrusele, mingi 4. korrusele, kuna ma ei teadnud, kas mul see kindlustus töötab või maksab kõik need kulutused kinni, mis summad on nagu väga kõrged, siis mind eraldi kajutisse ei pandud, nii et jällegi olin kuskil registratuuri lähedal foajees, nii et see oli kõik nii avalik, läbikäidav koht, kus ma pidin magama. Minu voodi oli veel eraldi kuskil seal kapi juures, kus sai neid soojasid tekkeasju, nii et see undas lihtsalt terve öö, pluss IV, mis veeni tilgutati, undas terve öö. Nii et uni oli ka täielikult rikutud. Aiglatoit oli ka väga õudne ja need õed ei saanud aru, miks mu veresuhkrut alla ei saa. Aga vaadake seda haiglamenüüd lihtsalt, kus süsivesik on süsivesikuga kombineeritud, nii et pole ime, miks nagu kasv, selle veresuhkru kasv nii järsuline on. Et see oli ikka väga õudne. See ei vastanud absoluutselt nendele standarditele, mis mulle toitumisnõustaja poolt anti, nii et see oli väga õudne ikka. Kui soovitatakse süüa näiteks üks serveering puuvilju erinevate ainetega ja mulle antakse mingi fruktoosi siirupis mingi ananass või midagi sinna kõrvale, pluss mingi klaas piima, mahl oli kontsentraadist. Ma ei tea. See oli kõik lihtsalt väga õudne. Ja ma ei taha seda kunagi enam kogeda. Nii et ma annan optimaalselt kõik selleks, et mul oleks terve pikk elu ilma edasiste komplikatsioonideta. Kui see tähendab, et ma pean mingid toidugrupid oma menüüst välja jätma või limiteerima, siis ma teen seda. Sellepärast, et ma ei taha seda uuesti enam kogeda. Ausalt ka mitte nagu. Ja ma ei taha, et keegi teine peaks seda samamoodi kogema. See oli ikka väga õudne, emotsionaalne tivolituur ja füüsiline ka muidugi. See juhtus täpselt enne jõule, nii et olin 5 päeva haiglas ja jõulukingitus oli põhimõtteliselt lihtsalt haiglast välja saada ja elus olla ja terve olla. Nii et ma ei tahtnudki jõuludeks mingit kingitust või midagi, sellepärast et tervis iseenesest ongi juba kingitus, nii et seda ei saa iseenesest mõistetavane võtta. Aga jah, selline oli siis mu lugu, miks ma olen pildid nii kaua ära olnud. Ja loodan, et see oli hariv, avaldas natuke silmaringi ja kindlasti pani mõistma rohkem, mida esimese tüübi diabeetikud peavad
läbi elama igapäevaselt, millega toime tulema. Nüüd ma hakkan kodu poole liikuma, nii et ma ei tea, kas siit mingit jätkulugu tänasesse päeva veel tuleb. Sellepärast, et meil on uus korterikaaslane ja ta on õhtul kodus, nii et ma vist ei hakka sellel ajal edasi filmima. Et kõik on uus ja tutikas alles, nii et jah. Aga oli tore seda lugu teiega jagada ja enne teid oma päeva kaasa võtta. Ja jah. Aga näeme, millal näeme ja loodan, et nüüd hakkab neid videosid natuke rohkem tulema. Ilmselt mitte sellist nutulaulu nii palju enam, aga vähemalt sain selle loo rääkimisega ühele poole ja see murekoorem on ikka õlgadelt ikka palju kergem. Aga olgu! Tšauki praeguseks ja näeme ja räägime juba järgmine kord. Tšau!